Mine tööta, kurat! Emulovski jää! Veel üks. Aga mina pakkusin 59. Puus! Vesula! Veel üks tundub! Veel üks! Seal, veel üks! Seal, lendas minema! Seal! Valgevene rindel valmistatakse ilmselgelt midagi ette. Vene diktaator Vladimir Putin kutsus kiiresti enda juurde Valgevene kolleegi Aleksandr Lukašenka. Ja on teada, et nad pidasid kahekesi kinniseid läbirääkimisi mitu tundi hilja öösel Valdai residentsis. Kremli teatas kohe, et selle kohtumise järel ei toimu ühtegi pressikonverentsi ega ühist avaldust. Kuid kõik kaudsed märgid viitavad sellele, et need kaks diktaatorit on midagi plaaninud. Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenka lennuk käitus nagu mingi erioperatsiooni lennuk. Minski startidest lülitas ta transponderi välja Tveri oblastis. Ja M11 maanteel Vladimir Putini residentsi juures suleti liiklus ning Aleksandr Lukašenkot ennast ei näidatud isegi avalikult. Millest siis Vladimir Putin ja Lukašenka räägivad kinniste uste taga nii palju tunde, et kardavad isegi sisse lülitatud transponderit. Mis seal siis nii salajast on? Et sellest aru saada tuleb minu arvates kokku panna viimaste päevade 3 sündmuste liini. Need tunduvad eraldiseisvad, kuid tegelikult on see üks suur lugu. Esimene sündmuste liin on see, et Kreml tõmbab Valgevene sõtta ja seda on Lukašenka ka tunnistanud. Teine sündmuste liin on see, et Lukašenka paneb vastu ja ütleb otse Grüslovile, et ta sellega kaasa ei lähe. Ja kolmas sündmuste liin on see, et Venemaa lämbub kütuse puuduses pärast Ukraina relvajõudude rünnakuid. Lisaks põlevad Venemaal üha sagedamini sõjatehased. Ja lisaks bensiinitarnele Valgevenest on kõik märgid sellest, et sõjatööstust viiaks üle, et seda Valgevenesse peita. Ukraina sõjaväelased ründasid 27. juuni öösel Ukraina rakettidega Flamingo Volgogradis asuvat sõjatööstuskompleksi tehast Titan barrikaadid. Selles tehases toodab Venemaa suurtükisüsteeme ja spetsiaalset sõjatehnikat, eriti raketiheitet elemente, mida kasutatakse rünnakuteks Ukraina tsiviilelanike vastu. Samal ajal on Krimmist registreeritud mitte ainult Vene turistide, vaid ka Vene sõjaväelaste tegelik põgenemine. Vladimir Putini reiting on langenud suure sõja algusest saadik madalaimale tasemele ja seda vahetult enne septembris toimuvaid tuumavalimisi. Ja selle taustal teatas Lukašenka enne Venemaale lahkumist valgevenelastele, et teda ei kavatseta ametist kõrvaldada. Väga pikaks ajaks, samal ajal kui Ukraina luure fikseerib Valgevene territooriumilt sissetungi ettevalmistusi. Üldiselt hakkame seda sündmuste sasipundart koos lahti harutama. Minu nimi on Aleksei Bitši, kalender näitab 27 juunit, hakkame koos kõigis nendes sündmustes selgust looma. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. See on selle video leviku jaoks YouTube'is väga oluline. Olen teile selle eest tänulik. Alustan viimase uudisega. Laupäeva 27. juuni öösel sattus Venemaa Volgograd raketirünnaku alla, mille tagajärjel sai kannatada kaitsetööstuse tehas Titan barrikaade, mis toodab raketikomplekside Iskander M ja Topol M raketilaskeseadmeid. Teatatakse, et Volgogradi pihta lasti 5 Ukraina raketi Flamingo. Ettevõte, mis toodab Flamingo rakette, asutaja Denis Stilberg avaldas mitte ainult nende rakettide stardivideo, vaid ka kaadrid, kus on näha Volgogradis toimunud plahvatused nende rakettide tabamuste tagajärjel. Kohalikud elanikud teatasid plahvatuste seeriast umbes kell 4 hommikul kohaliku aja järgi ning hiljem ilmusid internetivideod, millest ühel tabab rakett tööstusobjekti. Ja vahetult enne rünnakut teatas Volgogradi lennujaama ajutisest sulgemisest. Veel üks, redaktor.
Shurova. Shurova. Üheksa. Shurova need siin. Hoia kinni. Shurova 159. Lahku. Ära lahku, kurat! Ära lahku, kurat! Hoia kinni, raisk! Seisa, raisk! Seisa, raisk! Seisa, Shurova! Aidake! Aidake! Veel üks Shurova! Veel üks! Ja, kus? Mine. See on Shurov! Kus? Seal ta lendab! Ema, me ei sõida rohelisse. Rohelisse me ei sõida! Siin me elame praegu! Shurova 3 tundi! Shurova tundi! Shurova! Kinnitatakse! Et Shurova tekitas kahju titaantehasele. Shurova. peadirektoraadi andmetel Shurova. Ukraina kaitseministeerium. Ettevõte kuulub Roskosmose struktuuri ja toodab iseliikuvaid raketisüsteemide Iskander M stardiseadmeid, autonoomseid Topol M stardiseadmeid, iseliikuvate haubitsate MSTAS suurtükiosi ja muud spetsialiseeritud sõjatehnikat. Oluline on märkida, et isegi kohalikud Shurova elanikud on juba kinnitanud, tsiteerin, Ukraina kõrge kiirusega õhusihtmärkide rünnakut, mis viitab sellele, et tegemist ei olnud droonidega, vaid just nimelt Flamingo rakettidega. Lisaks sellele andis Ukraina julgeolekuteenistus teise löögi selle kuu jooksul naftapumpamisjaamale. Vladimiri oblastis asuvale Vtorogo naftapumpamisjaamale, mis on Moskva piirkonna kütusevarustuse ja eksporditarnesüsteemi võtmelüli. Ukraina julgeolekuteenistuses täpsustati, et rünnak viidi läbi Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski poolt kinnitatud 40-päevase operatsiooni raames, mille eesmärk on avaldada Venemaale survet, et sundida teda sõda lõpetama. Eelmine rünnak sellele samale objektile registreeriti 10. juunil ning enne seda löödi samasse kohta ka 24. mail. Nii et see Vtorovo kuulub transpordistruktuuri koosseisu. Transneft, Vernia ja Volga struktuuri kuuluv Vtorogo on võtmetähtsusega logistikasõlm kergete naftatoodete pumpamiseks. Selle kaudu toimub diislikütuse transport Moskva ringnaftotoodete torujuhtmesse, kus see viiakse suurtele naftabaasidele Moskva ümbruses. Lisaks tagab jaam naftatoodete ekspordi Balti mere sadamate kaudu. Enam ei taga. Üldiselt süvendavad löögid nafta infrastruktuurile Venemaal kütusekriisi. Praeguse seisuga kehtivad kütuse müüdipiirangud ametlikud 32 riigi piirkonnas, samuti annekteeritud Krimmis ja okupeeritud Ukraina aladel. See on see, mis on ametlikult juba välja kuulutatud, kuid on piirkondi, kus seda tehakse mitteametlikult, üksikute tanklate poolt. Aga sellest räägime veidi hiljem, nagu ka Krimmi olukorrast, mis põhjustas Vladimir Putini reitingu rekordilise languse vahetult enne septembris toimuvaid Riigiduuma valimisi. Asi on selles, et Ukraina rünnakute sagenemise taustal Venemaa vastu kutsus Vladimir Putin kiiresti enda juurde Aleksandr Lukašenka. Ja seda kõike üha konkreetsemate väidete taustal, et Venemaa tahab taas tõmmata Valgevene sõtta Ukraina vastu. Eile õhtul ja veel hilja õhtul 26. juunil lendas Aleksandr Lukašenka Vladimir Putini juurde. Ja juba selle kohtumise õhkkond rääkis valjemini kui ükskõik millised avaldused. Vladimir Putin võttis ta vastu oma residentsis Valdais, kohas, kus saab rääkida ilma kõrvaliste kõrvade ja silmadeta. Valgevene diktaatori lennuk käitus üldse nagu mingi erioperatsiooni lennuk. Ta lendas Minskist välja kell 9:46 Moskva aja järgi ja lülitas transponderi välja Tveri oblasti kohal. Ja liiklus M11 maanteel Putini residentsi juures avati ajutiselt. Kohtumisest teatati juba tagantjärele. Minsk ja Kreml avalikustasid selle alles pärast selle toimumist.
Läbirääkimised kestsid mitu tundi, algul 4 silma all, seejärel delegatsioonidega. Ja Kremlit esindava pressiesindaja Peskovi sõnul võisid need jätkuda ka täna, 27. juunil. Ametlikult ei tehtud ühtegi avaldust, ei astutud ajakirjanduse ette ega allkirjastatud ühtegi dokumenti. Kõik on võimalikult suletud ja võimalikult salajane. Millest siis Vladimir Putin ja Lukašenka rääkisid isegi sellise salastatuse tingimustes? Ja selleks, et sellest aru saada ja seda analüüsida, tuleb kokku panna viimaste päevade 3 sündmust või 3 sündmuste liini. Nimetage seda, kuidas soovite. Need tunduvad eraldiseisvad, kuid tegelikult on see kõik üks ja sama lugu. Ja meie siin tegelemegi just sellega, et paneme kõik pusetükid kokku, et mõista toimuva olemust. Ja enne kui me selle loo lahti harutamise juurde läheme, palun teil tellida see YouTube'i kanal, panna sellele videole like ja kindlasti kirjutada oma kommentaar selle video alla. Lisaks toetage selle YouTube'i kanali tööd ükskõik millise annetusega. Seda saab teha selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Seal on ka link Patreon platvormile, kus meil on kinnine kogukond ja kus ma vastan kõigile teie küsimustele. Kus me plaanime korraldada kinniseid eraldi otseülekandeid, et suhelda küsimuste ja vastuste vormis ning kus me arutame koos teiega tulevaste saadete teemasid siin YouTube'is. Seega minge sinna, tellige, seal on ka lingid minu sotsiaalvõrgustikele, olen rõõmus teid ka seal näha. Nii et, nagu ma juba ütlesin, tuleb lahti võtta 3 sündmuste liini, et panna pilt kokku. Niisiis, esimene sündmuste liin on Kremli katsed survestada Lukašenkat, et astuks sõtta Ukraina vastu. See on see, mis on lihtsalt pinnal näha. 23. ja 24. juunil avaldas The Wall Street Journal, viidates praegustele ja endistele Vene ning Euroopa ametnikele, selle, mis saigi Putini ja Lukašenka Valdai kohtumise tegelikuks taustaks. Venemaa avaldab Lukašenkale survet püüdes tõmmata Valgevenet sügavamale sõtta Ukraina vastu ja võib-olla avada uue rinde. Väljenda andmetel on Moskva konkreetsed nõudmised järgmised. Kasutada Valgevene territooriumi droonide käivitamiseks Ukraina pihta, avada uus sõjategevuse suund lääne pool, et tõmmata Ukraina kaitsejõud olulistelt positsioonidelt riigi idaosas eemale. Enne, kui Ukraina jõuab luua uusi lahindbrigaade põhja kaitsmiseks. Samuti käsitleda Valgevenet kui platsdarmi operatsiooniks naabruses asuvate NATO riikide vastu, et testida nende kaitsevõimet ja õõnestada lääne toetus Kiievile. Ja peamine survevahend siin on raha, tavaline raha. Ja endine Vene luureohvitser, kes on detailidega kursis, ütles Wall Street Journalile, et Kreml ähvardab jätta Minsk rahalisest toetusest ilma, kui nad keelduvad. Ja see on oluline detail. Suurem osa neist vestlustest toimus Lukašenka ja Venemaa suursaadiku Minskis Boris Grõzlovi vahel. Jätke see nimi Boris Grõzlov meelde, sest see on võtmetähtsusega, et mõista, mida täpselt Lukašenka veidi hiljem ütles. Teine sündmuste liin on Lukašenka avalik vastupanu, mis näitab, et mitteavalik vastupanu enam ei toimi. Seetõttu otsustas Lukašenka kõik avalikkuse ette tuua. Ja see on väga oluline märk Kremli meeleheitest, ehk siis Kreml püüab igati sundida Lukašenkat sõtta avatult sekkuma. Lukašenka ei taha seda teha. Kreml jätkab surve suurendamist ja ainus, mis Lukašenkal üle jääb, on kõik see avalikkuse ette tuua. Lukašenka on avalikult võtnud seisukoha, mis on Kremliga vastuolus. 25. juunil esinedes selle sama Venemaa suursaadiku Boris Grõzlovi ees teatas ta, mida analüütikud pidasid muide signaaliks Moskvale, et Valgevene ei soovi Ukrainas sõtta astuda. Veelgi enam ta rääkis, et kohtus Minskis Zelenski esindajatega ja andis neile karm hoiatuse. Kuid see hoiatus oli sisuliselt suunatud mõlemale poolele. Tema sõnad kõlasid umbes nii. Lukašenka ütles Zelenski inimestel otse, et kui too arvab, et võib Minskiga niimoodi rääkida ja Minskit sõtta tõmmata, siis muutub sõja iseloom koheselt. See saab olema hoopis teistsugune sõda nii ulatuselt kui ka iseloomult. Kuid kohe lisas Lukašenka, et Grõzlov sunnib teda tegelikult sõtta Ukrainaga, kuid seda ei tasu teha, sest valgevenelased ei taha ukrainlastega sõdida. See on topeltmäng. Muide, seda kirjeldab täna väga hästi sõjauuringute instituut. Ühelt poolt on väidetav oht Kiievile. Ta ütleb, te ei tohi meiega nii rääkida, muidu kui me lööme, saate kõvasti pihta. Teiselt poolt otsene äraütlemine Moskvale.
Lukašenka jätkab aja venitamisega ja väldib Kremlist tulenevaid tugevnenud katseid tõmmata Valgevenet sõtta, säilitades suhteliselt neutraalse retoorika Ukraina suhtes. Ja nüüd sõnastavad analüütikud Lukašenka dilemma äärmiselt täpselt. Lukašenka püüab tasakaalustada Venemaa toetuse säilitamise ja selle vahel, mis on jäänud Valgevene degradeerunud suveräänsusest. Ja selle vastupanu võtmemarker seisneb järgmises. Alates 2022 aastast ei luba Lukašenka järjekindlalt Valgevene vägedel otseselt osaleda Venemaa sõjalistes operatsioonides Ukrainas. Ja mis on oluline, ta peaaegu ei võta üle Moskva retoorikat Ukrainast kui ohust Valgevenele. Ehk ta räägib seal Zelenski, natsi, Donbass, 8 aastat seda kõike kordas Lukašenka. Aga Lukašenka pole peaaegu kunagi kasutanud seda retoorikat, et Ukraina olevat otsene oht Valgevenele ja seetõttu peavad valgevenelased millekski valmistuma. Ta püüab seda teemat vältida, kui te tähele panete. Tõend selle kohta, et Lukašenka vastupanu ei jäänud ainult sõnadeks, ilmus sõna otseses mõttes päevadel enne Lukašenka ja Putini kohtumist. 19. juunil esitas Zelenski Lukašenkale ultimaatumi eemaldada Valgevene territooriumilt retranslaatorid, mis aitavad suunata Vene lööke. Ja andis selleks aega nädala kuni 26. juunini, ähvardades, et vastasel juhul teeb Ukraina seda ise. See tähendab, et need retranslaatorid hävitatakse füüsiliselt. Mis retranslaatorid need üldse on? Need näevad välja nagu süütud telemastid või mobiilimastid, kuid salaja juhivad Vene ründedroonid sihtmärkideni Ukrainas. Need tagavad ühenduse kuni 150 kilomeetri kaugusele ja võimaldavad muuta drooni sihtmärki otse lennu ajal. See tähendab, et need aitavad reaalajas rünnata Ukraina sihtmärke. Ja lisaks aitavad need muide ka luuret teha. Ja nüüd selle loo lahendus on järgmine. 24. juunil teatas Zelenski, et seisuga 22. juuni on retranslaatorid Valgevenes töö lõpetanud. See tähendab, et Lukašenka täitis selle nõude vaikselt, ilma seda avalikult tunnistamata, 4 päeva enne tähtaega. Ja nüüd Sõjauuringute Instituut tõlgendab seda üheselt. Ultimaatumi nähtav täitmine näitab, et Lukašenka jätkab endiselt vastupanu Kremlile, kes püüab Valgevenet täielikult sõtta tõmmata. Miks Lukašenka on nii ettevaatlik? See on täiesti arusaadav. Siin on 2 põhjust ja mõlemad on tema jaoks eksistentsiaalsed. Esimene põhjus on ühiskond. Valgevene ühiskond näitab äärmiselt piiratud valmisolekut otseselt osaleda Venemaa sõjas Ukraina vastu. Ja 2020 aasta protestide poliitilised tagajärjed kujundavad siiani mingil määral Lukašenka režiimi käitumist. Ta ikkagi mäletab, mis siis toimus ja saab aru, et mingil määral oli ta juba äärel. Ja teine põhjus on hirm Ukraina droonide ees. Der Spiegeli andmetel mõjus Zelenski ultimaatum Lukašenkale tõsiselt. Lukašenka, kes väidetavalt kartis eelmisel nädalal Ukraina droone rohkem kui oma liitlast Vladimir Putinit. Lukašenka ise tunnistas 15. juunil antud intervjuus väljaandele Al Araabia, et Valgevene on sõjaliselt haavatav, öeldes tsitaadina. Valgevene on sõna otseses mõttes Ukraina relvajõudude peopesal. Ja pärast seda vabandas ta isegi Zelenski ees varasemate solvavate sõnade pärast. Ehk siis Lukašenka hakkas väga tugevalt laveerima ja natuke hiljem selgitan ma taas, miks ta seda teeb. Ja juba täna ütles ettevõtte Firepoint asutaja Deniss Stillermann otse välja, et kui Valgevene tõesti alustab pealetungi Ukraina vastu, hävitavad Ukraina droonid juba esimestel tundidel täielikult kogu Valgevene kriitilise taristu. Pealegi on Zelenski juba ammu tunnistanud ja avalikult välja öelnud, et Ukraina kaitsejõud on määranud Valgevene territooriumil umbes 500 sihtmärki, millele droonid annavad löögi juba esimestel tundidel. Nagu te aru saate, on need naftatöötlemistehased, elektrijaamad ja nii edasi. Varem oleks seda võinud võtta kui kõlavaid hooplemisi, bluffi ja nii edasi. Aga vaadates, kuidas Ukraina droonid viimastel nädalatel Venemaal tehaseid hävitavad naftatöötlemistehaseid, hävitavad sõjatehaseid ja isegi Moskvas infrastruktuuri, mis on maksimaalselt õhutõrjega kaitstud, Lukašenka saab aru, et see ei ole enam bluff. See ei ole tühi ähvardus. Ja kui anda Ukrainale põhjus rünnata, siis ta ründabki. Ja tegelikult, kui Valgevene territooriumil tuleb kas või esimene sõjaline provokatsioon, on Ukrainal kõik põhjused olemas.
ja muide, vastavalt ÜRO põhikirja 51 artiklile on neil täielik õigus enesekaitsele ja Valgevene lihtsalt tükkideks lüüa. Ja veel kord, Lukašenka saab aru, et praegu on see täiesti reaalne. Ta näeb ju suurepäraselt, mis toimub Venemaa territooriumil. Ja just siin ilmubki kolmas sündmuste liin, mis rikub Vladimir Putini plaanid tõmmata Valgevene sõtta. Venemaa lämbub praegu ilma kütuseta ja see seletab, miks tal on Valgevenet vaja. Lisaks põlevad Venemaal üksteise järel sõjatehased. Ja Vladimir Putin saab aru, et üsna varsti ei suuda ta enam lihtsalt piisavas koguses relvi toota. Ei, ta suudab meid veel toota, aga piisavas koguses, enam mitte. See ongi see, kui soovite, alus, ilma milleta kogu pilt kokku ei lähe. Samal ajal, kui need läbirääkimised Putini ja Lukašenka vahel käivad, kogeb Venemaa oma ajaloo kõige hullemat kütusekriisi. Ja selles kriisis on süüdi, jutumärkides süüdi, Ukraina droonid. Mastaap lihtsalt purustab kõik rekordid. Raadio Vaba Euroopa arvutuste kohaselt 24. juuni seisuga, need on viimased andmed, teatas vähemalt 55 Venemaa 83 piirkonnast kas bensiini ja diislikütuse müügi normeerimisest riiklikul tasandil või üksikute naftafirmade tasandil. Muide, Bloomberg annab sama pildi lihtsalt natuke teises sõnastuses, öeldes, et vähemalt 2/3 Venemaa piirkondadest on kehtestanud kütuse normeerimise või on pärast pidevaid Ukraina rünnakuid naftatöötlemistehastele kogenud katkestusi. 2/3 Venemaa piirkondadest. Veelgi enam, alates märtsist on üle 20 löögi tabanud Venemaa naftatöötlemistehaseid, sealhulgas 8-10 suurimast Venemaa tehasest. Ja analüütikud hindavad, et üle 20% kogu Venemaa naftatöötlemisvõimsusest on täielikult rivist väljas. Rahvusvaheline energiaagentuur nimetas seda hävitustasandit kogu sõja ajaloo jooksul pretsedendituks. Juunikuine löök Moskvale osutus sümboolseks ja samal ajal ka valusaks. Eelmisel nädalal tabas Ukraina Gazprom Nefti Moskva naftatöötlemistehast, mis tavaliselt varustab kuni 40% Moskvas tarbitavast kütusest. Koos hiiglasliku Daneko tehase kahjustamisega võttis see ära umbes 600 000 barrelit päevast töötlemisvõimsust. 600 000 barrelit, see tähendab, et see on isegi rohkem kui pool kogu Moskva varustusest. Veelgi enam, Moskva piirkonna suurim bensiinivarustaja, Kapotnia naftatöötlemistehas, rünnati 6 aja jooksul 2 korda ja mis on väga oluline, see on täielikult rivist väljas selle aasta lõpuni. See on töö täielikult peatanud. Ja just siin kõik need 3 sündmuste liini, millest me teiega räägime, koonduvad sisuliselt ühte punkti. Miks hoiab Venemaa oma naftavõimsusele vaatamata Valgevenest nii kõvasti kinni? Sest Valgevenest on saanud Moskva kütusekark. Esimest korda ajaloos on just Venemaa sõltuv Valgevenest, mitte vastupidi. Ja Lukašenka, kaval vana Valgevene diktaator, saab sellest suurepäraselt aru ja tunneb seda. Valgevenel on 2 suurt naftatöötlemistehast ja Moskva toetub üha enam just neile tehastele. Et töödelda Vene naftat ja müüa bensiini, diislit ning lennukikütust tagasi Venemaale. 2026 aasta esimese 5 kuuga kasvas Valgevene naftatöötlemistehastest Venemaale raudteed mööda tarmitud bensiini kogus 13 korda. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas diislikütuse tarnimine 3 korda. Ja ma rõhutan, need on arvutused enne seda, kui Ukraina hävitas sama tehase Kapotnias Moskva oblastis. See tähendab, et need andmed on mai lõpu seisuga. Värskemaid andmeid veel ei ole, kuid isegi mai lõpu seisuga, mõelge, bensiinivedu Valgevenest Moskvasse kasvas 13 korda. See tähendab, et praegu on olukord Moskva jaoks veelgi kriitilisem. Ja see kõik seletab, miks Lukašenka võib nii julgelt keelduda Vladimir Putini soovist Valgevenet sõtta tõmmata. Putin survestab Lukašenkot arusaadavate nõudmistega. See on droonide käivitamine Valgevene territooriumilt Ukraina pihta, uus rinne läänes, tugipunkt NATO vastu. Ja lisaks Valgevene kütus Venemaa lämbuvale majandusele. Ja kõik see Moskva ähvardusel katkestada Minski rahastamine. Lukašenka tuli valdaja kohtumisele vastupidise eesmärgiga. Säilitada need Moskva rahad, ehk siis säilitada rahavood, kuid mitte lasta end tõmmata sõtta, mis hävitaks ta riigisiseselt ja tooks Ukraina droonid Valgevene naftatöötlemistehaste ja sõjaliste objektide pihta. Lukašenka saab sellest suurepäraselt aru. Kordan veel kord.
ta on vana paadunud diktaator, kes on olnud võimul piisavalt kaua ja ta saab suurepäraselt aru, kuidas see kõik toimib. Pealegi hakkas Lukašenka alles hiljuti läänega suhteid parandama, kuidas see ka ei kõlaks. Ta peab kohtumisi Donald Trumpi esindajatega. Ja ta ütleb veel, et on nõus isegi seal Trumpiga kohtuma. Ja Euroopa annab talle märku, et ollakse valmis temaga rääkima. Kui ta eemandub kas või natukenegi Vladimir Putinist. Tuletan meelde, kogu Aleksandr Lukašenka poliitiline karjäär põhineb laveerimisel. Kord on ta läänega, kord Moskvaga, kord läänega, kord Moskvaga. Kui te vaatate Kerita aega 20 aastat tagasi ja võtate selle perioodi, siis ta kogu aeg pendeldas sinna tänna. Sellest tulenebki kogu see salatsemine Putini ja Lukašenka kohtumise ümber Valdais. Kui Valdais oleks olnud mingit erilist ühtsust, liitlassuhet ja nii edasi, siis oleks seda ju televisioonis näidatud. Vene propagandist Solovjov oleks sellest esimesena karjunud. Kohtumise salastatus. Lukašenka lennuki välja lülitatud transponder Venemaa territooriumi kohal. Avalike avalduste puudumine. Need kõik on raske kauplemise tunnused, mitte mingi triumf. See on märk sellest, et nad kauplevad. Ja Lukašenkal, kui kasutada Trumpi sõnu, on nüüd trumbid varrukas. Ja siin tasub meenutada veel üht olulist detaili. Lukašenka rääkis, et Emmanuel Macron hoiatas teda telefonikõnes, et Prantsusmaal on luureanded, mille kohaselt kavatseb Valgevene suurendada oma osalust sõjas. Ja Macron soovitas seda mitte teha, nii et Lukašenkat survestatakse korraga kahest küljest. Kreml tõmbab sõtta. Lääs ja Kiiev hoiatavad tagajärgede eest. Ja Valdai. Kohtumine Valdail. See on Putini katse. Putini katse Lukašenka seisukohta murda ning Lukašenka püüab saada maksimaalselt raha võimalikult väheste kohustuste eest. Ja selle taustal pakkus Lukašenka taas välja 3-poolse läbirääkimiste formaadi, kus osalevad tema ise, Putin ja Zelenski. Samuti ei välistanud ta kohtumist Trumpiga. Tõsi küll, tingimusel, et kohtumine valmistatakse hoolikalt ette ja sinna kaasatakse lai küsimuste pakett. Saatkond, majandus, rahandus, vangistatud isikute vabastamine, nii ta ütleski. See ongi tema isiklik mäng, ehk siis müüa end läänele kui rahutegijat ja omamoodi sidekanalit, jäädes samal ajal Moskva kaitse alla. Just seda püüabki praegu teha Lukašenka. Kuid ei tasu unustada ka seda, et Valgevene territooriumil toodetakse juba ammu relvi, mis on väga sarnased Hiina omadele. Veelgi enam, Lukašenka lendas isegi eraldi Pekingisse kohtuma Xi Jinpingiga. See tähendab, et ta tegutses täiesti iseseisva üksusena, eraldi Moskvast. See tähendab, et Valgevenel on oma sõjatööstuskompleks. Ja olukorras, kus Ukraina relvajõud ründavad Venemaa sõjatehaseid, võib Vladimir Putin paluda Lukašenkal peita oma relvatootmine Valgevenesse. See on samuti asi, mida tasub praegu väga hoolikalt jälgida. Aga juba on ilme, et Lukašenkal on taas võimalus laveerida Lääne ja Moskva vahel. Kuni ta seda teeb, võime tõdeda, et rünnakoht Valgevene territooriumit siiski väheneb, kuid siiski tasub olla valvas. Ma ei ütle, et ohtu üldse poleks. See püsib, see on olemas, kuid see väheneb. Kuid Lukašenka kasuks mängib ka Putini enda nõrkus. Niinimetatud ajutiselt okupeeritud Krimmi võimud kuulutasid välja eriolukorra pärast mitme nädala pikkuseid Ukraina intensiivseid õhurünnakuid. Ja nüüd teatab New York Times täna, et need löögid on tõsiselt õõnestanud Kremli diktaatori Putini võimet isoleerida Vene ühiskonda sõja tagajärgede eest. See tähendab, et venelased on hakanud selle sõja tagajärgi omal nahal tundma. Kiievis on see tugevdanud kasvavat kindlustunnet, et õnnestub sundida Putinit läbirääkimiste laua taha istuma, isegi hoolimata sellest, et Venemaa jätkab Ukraina pommitamist rakettide ja droonidega. Lõpuks sai Krimmist Moskva jaoks väärtusliku vara asemel koorem. Ja nüüd märgivad analüütikud, et Ukraina rünnakute tõttu lahkuvad okupeeritud Krimmist massiliselt Vene turistid ja okupeeritud poolsaare elanikud, samuti Vene Föderatsiooni sõjaväelased, julgeolekuteenistuse töötajad ja okupatsioonivõimude esindajad. Sõjauuringute instituudi analüütikud märgivad, et selle elanikkonna lahkumine okupeeritud Krimmist võib kaasa tuua lühiajalisi demograafilisi tagajärgi, mis võivad tulevikus süveneda. Pikaajalises perspektiivis, kui Ukraina rünnakute kampaania jätkub,
samuti viitab olukorra tõsidusele see, et 26. juunil allkirjastas Vene diktaator Vladimir Putin määruse, millega pikendatakse Venemaa naftafirmadele kehtivat nafta ja naftatoovete ekspordi keeldu kuni 31. detsembrini 2027. Mõelge järele. Putin justkui taas, see määrus, tähendab, et Vene naftafirmad ei peaks järgima seda nafta ja naftatoodete hinnalae nõuet, mille on kehtestanud G7 riigid. Aga sinna lisati ka, et üldiselt ei tohi bensiini, petrooliumi, diislikütust ja nii edasi eksportida mitte kuhugi kuni järgmise aasta lõpuni, sest siseturul on suured probleemid. Seetõttu hakkame nüüd jälgima Aleksandr Lukašenka käitumist, keda praegu, nagu näeme, on isoleeritud. Teda pole avalikult kusagil näha, ta ei paista kuidagi silma. Nii Vladimir Putin kui ka Aleksandr Lukašenka peavad siiski oma kohtumise kinniste uste taga, mitte avalikult. Lülitavad välja transponderid ja nii edasi. Siin panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle video alla kommentaaridesse, tellige see YouTube'i kanal ja vajutage meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, kasutades ükskõik millist, isegi kõige väiksemat annetust linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Seal on ka link Patreon platvormile, kus meil on kinnine kogukond, kus arutame teemasid, mis siin YouTube'is ei ilmu, kus ma vastan teie isiklikele küsimustele ja analüüsin erinevaid teemasid ja olukordi. Ja seal on plaanis ka kinnised otseülekanded piiratud vaatajaskonnaga, kus me suhtleme teiega küsimuste ja vastuste vormis. Siia panen veel kord 3 punkti. Sellega on kõik, hoidke end, kõigile head aega!